Tervist. Merike numbrite keel. Nii palju on rääkida ja siis mõtled, mida küll rääkida. Teate, üks kõige suurem uudis on see, et otsustasin teha ühte sellist lahedat vestlusõhtut. Siin Soomes, nagu ma elan, siis see on sellises kohas, ma mõtlen, mis see oli, Harniskantie äkki või 5. Ma panen selle teate siia kommentaaridesse ülesse, ehk siis teie kallikesed eestlased, nii mehed kui naised on siis oodatud sinna, et tuleks, vaataks, kuidas meil see asi läheb. Ma käisin esinemas ühes hästi vahvas naisteklubis, naisettevõtjad, Eesti naisettevõtjad Soomes, siis äkki mingi selline rühm oli või grupp. Ma täpselt sõnadega praegu võin sassi panna, aga mega huvitav oli. Siis rääkisin seal, mida toob aasta 2026. Kõik aktiivselt töötasid kaasa, nagu mega huvitav oli. Ja siis ma mõtlen, et kurja, et nagu nii lahe tuli ja nii palju tuli nagu jutustamist ja arutamist ja igaüks vaikselt seal nokitses veel ja et peaks tegema natukene suuremalt ja natukene nii, et mitte ei oleks ainult naised, et mehed ka saaksid, ehk siis oma teise poolega saaks tulla. Et ma vaatan, kus mu memm on puu taga täpselt. Tuleb. Tere. Tal navigatsioon läheb segamini, ma pean tihtipeale teda jälgima. Sina, kes esimest korda sinu oled, aga teie, kes te juba mitmeid korda olete, siis te teate. Ma pean seda tema navigatsiooni vaatama. Nonii, ehk siis teeks sellise vahva õhtu, mitte ei teeks, aga see nüüd on lukku löödud 15. november ja ma tean, tuleb üsna kiiresti, see on laupäev. Ma panen teate selle kohta ja siis räägime seal, mida toob aasta 2026. Saate seal endale selles suhtes materjali kaasa pildistada, kaasa töötada. Räägime edukuse koodist, et kes ei tea sellest või midagi, kuigi ma arvan, et te kõik teate. Aga räägime seda ka üksipulki veel läbi. Ja siis vaatame, kuidas meid seal selles suhtes kokku tuleb numbriliselt. Et ma saadan selle teatega ka kaasa registreerimise ühe sellise, ma ei teagi, mis asi selle nimi on. On üks asi. Pange sinna siis oma sünnipäev, seal on üks küsimus, mis päeval sa sündinud oled ja on siin üks näide ka pandud, et mina olen sündinud 16 päev, et pange ainult see päev. Midagi muud ma ei taha. Et vaatame, ma tahan ühte juttu teiega seal teha. Et ma oskaksin siis nagu sünnipäevaliselt teid nagu gruppidesse seal panna. Näed, ütlesin juba välja. Ei oska saladust pidada. No vot, sellist asja. Ja see ruum on selles suhtes mõnus õdus. See on selline keskus kui hingesilm. Heidi Kõiv on seal üks perenaistest. Me tegime temaga selle podcasti ka, nii et minge vaadake, mis me selle Heidiga räägime. Hästi kihvt koht on. Ja sinna mahub ainult 50 inimest maksimum. Et ma saadan täna need siis üles sinna Facebooki, suletud Facebooki rühma, siis TikToki, avatud Facebooki rühma, Instagrami igale poole välja. Ja see on siis siis Soomes. Vaatame, palju meid tuleb. Selles suhtes, et ainult 50 mahub sinna sisse, sellepärast ma nagu mõtlengi, et seal naisteklubis, kus ma olin, meid oli ka seal ikka päris megalt üle 20, et meil oli ka päris vinge. Aga ma tahan et kellel vähegi võimalik, siis tulge oma elukaaslasega, võib-olla vennaga, või keegi tahab isa võtta kaasa, või mida iganes, keegi tahab poja kaasa võtta, et ma tahaks väga, et seal oleks ka sellist meeste energiat sees. Vot, nii, sellest siis selle võrra. Ja see tuleb hästi eksprompt, aga me oma meeskonnaga oleme siin hästi äksi täis. Eile õhtu istusime, panime pead kokku. Siis kuidagi eile tuli ühega rääkides, teisega rääkides ja kolmandaga ja siis ma võtan sinna veel selliseid naisi, kes teevad hästi lahedaid käsitöösid, nagu võrraltult kihvtid. Nii et teil on siis võimalus osta sealt ka endale nende käsitööd ja nad ise tulevad ka kohale, saavad rääkida teile, anda võib-olla nõu. Ja ma tean, et vähemalt üks neist teeb ka selliseid, mis ta on, Linda on ta nimi. Siis Linda organiseerib, et teda saab kutsuda ka kuhugi üritustele, et siis ta koos teiega teeb seal ettevõtmises
teeb neid käepaelu, igasuguseid muid asju, hästi vinged asjad on seal. No ühesõnaga palju, mida on, et ma kutsun selles suhtes sinna vahvaid naisi. Sina näiteks ka mees, kui teed midagi väga vinget siin Soome pinna peal eestlasena ja oled ka huvitatud, siis tule ka sinna näitama, mis sa teed. Selles suhtes täitsa esimest korda teen, nii et ma ei tea, mis siit tuleb. Selles suhtes müügiosades, ega seal ei ole nagu mingi, teate, selline nagu laadavärk, et igaüks saab mingisuguse lauvanurga ja maksab seal, ma ei tea, mingi 10 000 eurot, et siis ta saaks müüa, et ei ole, teeme kõik koostööd ja midagi keegi seal selles suhtes ei pea 10 000 maksma. Ma ei tea, miks ma sellist juttu jälle räägin. No vaadake, vaheval on nagu selline täiesti mingi putruskaali jutt tuleb suust välja. Ja, aga pileti hind on seal ka olemas, seda te saate seal kuulutusel täiesti näha. Selline energiapanus. Ja vaatame, hästi mega huvitavad, me oleme kõik nii häksi täis. Aga mul on üks teine jutt ka teiega. Ma tulen nüüd seda muidugi reklaamima nüüd seda ettevõtmist. Ja võtke Soome sõbrad ka kaasa selles suhtes, kes oskavad vähegi eesti keelt, et suhtluskeel on meil eesti keel. Ja, siis teine jutt on selline asi. Käisin elukaaslasega söömas, me kõik käime, ega see ei ole mingi erandjuhtum nüüd. Aga lihtsalt oli üks huvitav asi, mis ma tahtsin teiega jagada. Ja mu elukaaslane on soomlane, me räägime soome keeles ja tal oli tütar ka kaasas ja siis lähme, saate aru, sinna söögikohta. See ei ole eriti suur, aga ei ole ka väike. Selline nagu, mis ta eesti keeles võiks olla, lõunasöögikoht äkki või. Mingi hiinakas, nagu me siin räägime. Nii, läksime sinna. Saad aru, lähed juba siis kuuled, meeste jutt on nii kõva, Eesti meeste jutt, 2 Eesti mehe jutt. Siis mõtled 2 varianti, vaata, reedel. Siis ma mõtlen ka, täitsa pekis nagu. Siis kuuled, juba hakkas häbi. No sest ma olen eestlane, vaata. Teised, ma nägin väga hästi, et inimeste pilgud vaatavad kogu aeg, ei saa aru ka, kas nad riidlevad või mis nad nagu teevad, räägivad lihtsalt kõva häälega. No siis tahad või ei taha, ainukene vaba laud oli nende kõrval. Lähme sinna. Ega siis mul ei ole inimeste vastu midagi, aga see, et sa nagu karjuvalt räägid nagu üle saali, siis see mind häirib. Kommenteerige, kas teid ka häirib, eriti see, et kui ta veel räägib sinu emakeelis, vaata, ja siis sa saad veel aru ka. Ei taha aru saada, aga saad aru. Siis mu mees küsib, et kas nad räägivad eesti keeles, ma ütlen, ja räägivad. Mis nad räägivad? Ma ütlen, parem on, kui sa ei tea. Et ma ütlesin, ma pärast teen sulle nagu kokkuvõtte. Ikka mega rõve oli kuulata, ma ütlen päriselt. Sest ega seal üks oli nagu vapsee ülbik ja teine oli seal arvatavasti üledoosi võtnud mingitest asjadest, siis see oli, ma ei ole arst, aga seda on lihtne aru saada. Ja siis nad vaidlevad ja üks tunneb ennast süüdi ja teine ülbitseb temaga nagu rohkem peale ja mis mu pea hakkas tegema. Väga tihti mu käest küsitakse, et kas sa nagu mõtled numeroloogiliselt ka näiteks päevasid, kellaaegasid ja kõik asju. Teate, iga kord ei. Kui ma teen päevaanalüüsi või selle panen üles gruppidesse, siis ma kindlasti käin läbi ja teatud kellaaeg näiteks, kui tuleb, mulle lükkab niimoodi 21 või eile oli 22. Siis ma ikka mõtlen selle peale, aga teate, kui me eile sõime ja mõtlen, no ei jäta järgi mehed, vaata. Jauravad ja jauravad, ühed inimesed tulevad, teised lähevad ja kogu aeg jauravad. Siis käivad veel, võtavad süüa kaasa, siis see, kes oli natukene seal haiglasemas versioonis, siis ta võttis süüa, aga ta ei söönud mitte midagi, ikka nägin, ma ei tea, tahad või ei taha, ikka näed. Jauravad seal ja siis ma mõtlen ka, et ma hakkas kohe nagu mõistust töötama nii. Ei tea, mis numbrid nad võiksid olla. Aga ma ei rääkinud nendega, ma ei rääkinud eesti keelt üldse, vaata siis ja proovisin nagu seljaga nende poole olla ja analüüsisin ja mõtlesingi, et hullult tahaks teada, lõpuks tõusta püsti küsida, et kuule, mis kuupäeval te sündinud olete, sest ma juba oma peas panin enam-vähem paika. Aga ei küsinud, aga sinna teisele poole lauda tuli imearmas naine oma väikse lapsega. Ma ei tea, kui vana see laps võis olla, aga nii nunnu. Ja ta oli veel, teate, selleks Halloweeniks oli värvitud nina tal ja siis väiksed need vorrukesed ja mega nunnu. Lihtsalt me selle mehe tütrega seal kaheksa vaatasime ja imetlesime ja siis kuulsin, et eesti keeles räägivad ja siis ma ütlesin ka selle naisele, et sul on lihtsalt võrratult kaunis laps ja nii iseseisvalt sõis paketti seal sõrmedega ja vuhtis suhu ja mega lihtsalt, saate aru. Siis ma vaatan, et täitsa lõpp.
vasakpool versus parempool. See on ju see, mida ma alati räägin ka vaata teile, et mõned irvitavad mu üle küll, aga ma ütlen, mul hüvas savi. Irvitage, kui tahate. Et on ju võimalus, on ju, kas sa oled positiivses pooles elas või siis negatiivses pooles elad. Ma tahan nii palju rääkida, et siis sõnad sulavad lause lõppu ära, vaata. No ja siis mõtlengi, et täitsa pekkis ikka, kuidas see võimalik on. No ja siis hakkasin selle naisega nõksu nagu rääkima, siis ma sain aru, need mehed mõlemad jäid vait, sellepärast nad said aru, et mina ju istusin täpselt nende laua ääres, et siis ma sain aru eesti keeles. Ma mõtlen, et täitsa vahet ei ole, kas ma saan aru, aga no kuule see, et kõva häälega röökida üle mingisuguse restorani, kus on vähemalt mingi 30 inimest. Tohutu suur sagin oli kogu aeg. Ma mõtlen, täitsa lõpet. Vahest on näpi. Kommenteerige siin, olge head ka, et kas teil on sellist situatsiooni olnud, kus sa näiteks saad mingist keelest aru. No sama on see, kui olime ükskord elukaaslasega Tallinnas. Oota. Lussi, tule. Tulevad. Olime elukaaslasega Tallinnas ja me käime selles suhtes harva küll, aga siiski. Saate aru mingi grupp vene noorukeid seal kõrval. Ja ma saan ju vene keelest aru, tahan või ei taha, ma saan aru. Ja selline kari roppusi. Ja siis mu mees ka küsib, et kas sa saad aru. Ma ütlen, tead, saan küll, aga mul on väga kahju, et ma saan. Ma ei oska isegi välja lülitada oma kõrvu, et ma ei kuuleks. Nii palju ropendasid, et ui. Kes teist vähegi vene keelt oskab, siis te saate aru küll, kui õudselt saab rääkida ühte ilusat keelt, ütleme siis niimoodi, nii nagu eesti keelgi on ilus keel, aga kui sa ikkagi nagu ropendad ja ma kuulsingi eile ikka selliseid sõnu seal, et Ja see, et kuidas üks alandab teist nagu võrratult. Ütlen, no see on ka ikka meistriteos. Ikka võrratu ja ma kui tahaks küsida, ei tea, kas see naine on või ma arvan, et see on vist täiesti madalam kui puru, kui tal selline üldse on. Ma lappan küll ühest kohast teise, aga pange kommentaari, kas teil on ka selliseid juhtumeid olnud. Mis te teete, kas tõusete püsti ja annate peksa või? Kannatate ära ilusti ja mõtled, et ohoh. Noh, mida iganes. Mina olen selline tüüp, et ma kuulan ja siis mul on nii kahju. Ja siis lihtsalt ma ei tea, kas tühistan või kuidas neid asju teha. Lihtsalt ma jätkan oma elu ja siis ma olen nii tänulik. Ma olen mega tänulik oma elule, et ma ei ole sellistes kohtades, kus on need teatud inimesed. Ma olen võib-olla käinud teatud kohtadest läbi ja kus on olnud palju negatiivsust ja mahategemist ja solvamist ja ropendamist ja eks me kõik oleme selle käinud läbi, aga ma olen mega õnnelik, et seda enam ei ole. Õudselt teeb kurvaks ja ma tean seda, et vähemalt minu peres, praegu see pere, mis mul on, ehk siis mu lapsed, me ei ole kunagi olnud sellised, et mis ma räägin praegune pere, seepärast, et nii nagu kes teab, see teab, et elukaaslasi on mul ka siin vahetunud, aga ma olen nii vahva partner, et me ei ropenda üldse soome keeles. Ja siis vahest ma ikka viskan nalja, et kui lapsed tulevad, siis mõtlen, ma oleks vähemalt selle sõna kurat ütelda välja, et andke, ma ütlen selle välja nagu. Siis me ei ropenda üldse ja see on nii naljakas. Samas jah, meil oli siin kokkusaamine. Üks kokkusaamine paar nädalat tagasi ja siis saime selles suhtes vanade tuttavatega kokku, kes eestlased siis ka soome keelt räägivad, siis üks ropendas nii õudselt, et ma mõtlesin, et täitsa lõpp ja mul elukaaslane ütles, et kuule, sina rääkisid ka kunagi niimoodi, päriselt või? Õudne saatani sigitis. Näete siis jah, mis ma olen ka olnud ikka. Siin Soomes on üks selline nõme sõna, mida kõik kasutavad enne sööki ja pärast sööki ja siis, kui ma eestlasena ikka Soome tulin, siis ma mõtlen, et issand, uskumatu. Nagu päriselt. Ja vaat nüüd ma siin voivotelen nagu vana mutt. Jaa, aga tegelikult kõik on hästi. Kõik on hästi. Teate, kui huvitav, ma jalutasin metsas. Ja siis ma nägin ühte põnevat kohta. Nüüd ma sinna tagasi ei lähe, aga keegi oli elektriliini juhtme või ma ei tea, kuidas selle kohta ütelda oli. Ümber kase pööranud või käänanud. Issand, ma ei tea, kuidas seda ütelda eesti keeles. Soome keeles ka ei tea. See on pannud ümber puu ja siis ma ei teagi, mis ta sellega siis on tahtnud teha. No nii, memm kihutab. Nad on nii pikalt kõndinud minuga, teate, aga siis memmel kannatus on väga lühikene. Nüüd ta vaatab selja taha. Ei, emps on ikka ees. Okei, tasub joosta. Kunagi ei tea, millal ta minema paneb. Ja vaadake, siin on 2 tükki.
Need ka kunagi ei tea, mida ma teen, kas ma lähen metsa, võtan lisa või ei võta. Teate, ma tahan teile ühte asja näidata, ma vaatan, kas mul õnnestub. Mul on see üks ja sama metsatukk, kus ma alati käin. Ja siis ma ükskord nägin juba sellest nagu mitu kuud möödas. Näitan teile. Ma pean vaatama, et memm mööda ei pane. Ei pane, kõik on korras. Tega jälgige mängu, memm on siin. Pärast hakkame kõik koos otsima teda metsast. Ma näitan teile ühte asja. Vaadake. Vaatan, kas ma jääb siia pildi peale. Vaata, kas ma saan zoomida. Opa. Nii, vaata seda. Vaadake, see on redel. Aga ma ei saagi zoomida. Te saate zoomida. Vaatame, kus on, see on seal. Vaat selles seal. Ma ei saa näidata. Oota, vaatame, kas ma saan näidata. Et kus mu sõrm on. Vaata. Issand, mul ei ole sõrme. Aha, siin on. Aha, näete, selle puu küljes. Siin. Redel. Näete siin, kui mu küüs on. Keegi on see redeli sinna pannud. Te saate video peal nagu zoomida. Vaat ma vaatan, et memm minema ei pane. Opa, siin on. Kinni jäi. Üks on siin, näete. Ja siis vaatame, kus teine on. Siin. Sellised meie metsajalutuskäigud ongi. Ma räägin teiega juttu, siis ma vaatan pea laiali otsas. Siis näen mingisuguseid asju, siis ma jälgin tihtipeale, kuidas seened kõdunevad. Aga nüüd on kõik õnnelikult koju, jee! Vaadake. Siin ka keegi on lihtsalt paku siit välja nagu võtnud selle koha pealt. Mis huvi sellel on niimoodi olla, et lihtsalt võtta pakku liigutada? Näete, seda pakku ei taha keegi liigutada. Näete siis, kuidas jah, Liisu meil jookseb kokku vahepeal. No nii, lähme. No lähme, tipud, lähme. Nii, sukene, kõik on hästi. Nii, näed, kõik on hästi. Lähme. No nii, jee! Ja, teate siis, kui ma näitan koeri järelikult, mul polegi milleskist rääkida. Mul on alati milleskist rääkida. Aga vahest on see, et lihtsalt tahaks mõistuses olla. Teate, kui palju on nagu ikkagi kahju inimestest? Tihtipeale on kahju. Ma arvan, et teile on ka selles suhtes, võite panna kommentaare siia. Teate, on selline juhtum oli, kus, mis ma nüüd ütlen? Ma ikka tahan sinna juurde tagasi jõuda, et issand jumal küll. No ma ütlen siis niimoodi, et Türgis on olnud näiteks rannas lebad ja siis see, kes need päikesetoole nagu välja rendivad, siis põhimõtteliselt nagu välja näeb türklane, aga võib-olla räägib eesti keelt hoopis ja räägib taga, et no vaata, on ikka jobu või noh, saad aru mingit sellist juttu ja siis ta ütleb, no jah, võib-olla sinu arvates on jobu, aga täitsa normaalne inimene olen. Saate aru jah, et jube ettevaatlikud peab olema, eriti tänapäeval. Ja siin ma ütlengi seda, et pigem kasvatada endas seda positiivsust ja näha seda ainult head. Ja samas seega kogemus, mis mul eile oli, mis tegi mind tohutult kurvaks. Ma pean päriselt ütlema, et mida head ma sealt nägin, selles kahes mehes oli ainult see, et nad on kunagi olnud lihtsalt ka väiksed poisid. Ja nad otsivad seda oma õiget tee otsa. Ma väga loodan, et nad leiavad selle kunagi. Aga vähemalt sellises etapis, kus nad praegu on, siis on väga kõva miinus. Väga kõva miinus. Üks on nii kõvalt üleolev ja teine oli nii maha surutud ja endaga täiega puntras. Et väga kahju. Ja ma ei tea, mis ma sellega nüüd jälle öelda tahan, aga on teatud numbrid, mis trigerdavad. Loomulikult on seal number 7, on seal number 5. Tegelikult on igas numbris oma head ja vead. Miks ka näiteks sünnikaarti, kui osad saavad, siis nad ei oska sellega midagi peale hakata. Õnneks on neid vähe. Aga siiski, selles suhtes, et teate, sünnikaardiga on see lugu, sa pead julgema endale otsa vaadata. Sa pead julgema sealt tekstist aru saama. See, et ma räägin sinust, see jutt on sinust ja mitte kelleskist muust. Nii lihtne on vastutust ajada kellegi teise peale. Ja see, kui mõni tahab lihtsalt siin ka, et ma räägiksin, või tähendab, et ta ei saanudki teada, millal ta maja näiteks saab või millal ta abiellub. Siis sünnikaardis mina ei räägi seda. Selleks näiteks on olemas need videod, kus ma räägin, mis sind toob. Näiteks, mis toob 2026 aasta, mis toob näiteks november, detsember, mis võimalused seal on. No minul näiteks isiklik aasta, järgmine aasta on 2. Ma ootan juba ammu, millal ma vanaemaks saan.
väga loodan, mul on suur võimalus saada selleks. Oi, vaadake, mis ma leidsin. Mis te arvate, kelle oma see on? Mis te arvate, kelle oma? Vaadake nüüd. Näete, kelle oma või? Tüdrukud, vaata. Näete, kelle oma, mis te arvate? Ma näitan veel, mis ma leidsin. No mis te arvate, võtan ära või? No peab võtma. Niimoodi need meie lipsud on siin. Ma tellisin teate Teemust neid lipsusid. 200 tükki, kõik ühtemoodi. Nagu hiinlased. Siis ma olen tüdrukutega ühtekas. Vaatame. Tüdrukud. Rossi. Näete, jah? Rossi. Näete? Emmel ka selline. Nüüd issi tunnistab meid vähemalt ära. Naiste värk. Näete, jutt läks lappama kohe. On ju, läheb lappama. Mis te siin teed? Jaa, aga sünnikaardiga on jah selline lugu, et seal on hästi palju tõde sinust. Ja YouTube'i kanalil siis ma räägin erinevatest nendest asjadest. Ahah, mammal jäi praegu navigaator seisma. Mis sa räägid? Täitsa kinni. Ja teate, tuletan meelde, siis me teeme selle kokkusaamise õhtu 15. november. Ja kui ma ei eksi, siis aadress oli Harniskantie 5. Ma panen selle sama teate siia kommentaaridesse. Siis tuleb see Facebook, Instagrami, TikTok igale poole. Siis täna on laupäev, homme teeme siis laivi. Vaatame siis, mis kell me teeme. Oho, inimesi tuleb. Me peame ümber muutma. Ja, tüdrukud. Vaba, Lussi. Nii, me peame ümber tulema. Ma peangi lõpetama vist. Ja oota, ma võtan selle memme kinni. Nii, tšau.